tähtsaks peeti just seda niisugust kiiret infoliikumist, kogemuste vahetamist ja ka omavahelist tõsisemat koostööd. Ja kui rääkis Barbi sellest, et kardetakse koostööd, asumiseltsid kardavad koostööd võib-olla erakondadega, sest siis on, see on tõsi, sest tõepoolest nad tahavad neutraalsed olla ja samas teiselt poolt, miks ma küsisin, et kas teil on see kogemus olemas, linnavalitsus jälle kardab ka vahetevahel seda koostööd MTÜ-dega, sellepärast et mulle tundub, et kõigil linnavalitsuse ametnikel ei ole seda kogemust. Et nad ei ole ise olnud MTÜ-s võib-olla või nad ei tule selle peale, et peaks kaasama teisi inimesi, kui linnaametnikul on vaja mingi probleem lahendada või mingi ettepanek teha. Ja siis selle tõttu ongi väga hea ka nüüd selles võrgustikus neid asju arutada, kas kuskil on midagi positiivset, mida siis teistele linnaosadele näiteks soovitada või ka on kuskil mingeid negatiivseid momente, mida saab siis ühiselt lahendada ja see on niisuguse pideva infovahetuse puhul täiesti võimalik. Ja natukene üks kiir näide siin sellest võrgustiku tegevusest ja kõik need samad asjad on kuust kuusse nagu võrgustikul päevakorral, kas ühenduste maja küsimus, näiteks ühenduste majast ma mäletan, et aastast 2000 võib-olla räägitakse sellest, et ühendustel on omaette maja vaja, siis on ülevaade rahanduskomisjoni otsustest, strateegiast Tallinn 2030, siis siin Põhja-Tallinna üldplaneeringust, see siselist sellel võrgustikul töötab päris kenasti ja annab omavahel nendele ühendustele päris palju teavet. Ja kas te teate, kas teie MTÜ-d on selles võrgustikus juba liikmed, et käed tõusid praegu küll, et liikmeid on palju, aga MTÜ-de liikmeid, aga vaadake siis järgi ja liituge selle võrgustikuga. Ja ma arvan, et see niisugune koostöö võrgustiku sees ja koostöö siis juba linnavalitsuse volikoguga on väga oluline. 14. oktoober oli see päev, kus koguneti, mis see business school on? Jah, kuidas ta nüüd eesti keeles on? No ütleme EBS. Kuidagi see on jäänud mällu niiviisi. Et kogunesid väga tugevaste volikogu linnavalitsuse niisugused juhid ja siis ka MTÜ-de pool. Natuke läks asi selles mõttes võib-olla kehvasti, et jälle alustasime liiga vara seda üritust, et MTÜ-de inimeste puhul peab arvestama sellega, et nad ei saa töölt ära alati, et nad ei ole ju vabalt võtta ja natuke sai seal ka liiga vara alustatud, aga ma pean ütlema, et linnavalitsus ja volikogu olid seekord väga tublisti esindatud ja tehti täiesti head koostööd ja arutati probleeme ja leiti ka mitmeid nagu edasimineku punkte. Ja üks tähtsamaid on see, et hakatakse siis tõepoolest koostama Tallinna MTÜ-de niisugust toetamise korda, mis oleks selge ja üldine, kus oleks siis näha eraldi projektitoetuste osa ja eraldi siis ka tegevustoetuste osa, sest seda peab põhjalikult mõtlema, kuidas tublimad MTÜ-d siiski ka mingilgi moel saaksid tegevustoetust, sest projektist projekti elamine nendel
MTÜ-del siiski niisugust järjepidevat arengut sisse ei too, vahepeal tekivad projektides niisugust vahepausid ja töö võiks olla palju efektiivsem, kui on ka mingi tegevustoetus. Ja nagu Jaak ennem rääkis, tõepoolest on siis loota, et 2012 võiks hakata ka maamaksust laekuma niisugust raha, mida saaks kohaliku elu edendamiseks ära kasutada ja igal juhul me peame olema ka selleks valvel. Ja lootused on suured, ma arvan, et esimese aastaga me oleme saavutanud küllalt palju selles nagu kogu selles mittetulundusühenduste liitmises ja koostöös, sest need asjad ei lähe nii kiiresti. Ma mäletan, kui me 98-99 tegime seda kodanikuühiskonna kontseptsiooni ja siis EMS hakkas nagu tugevasti tegutsema. Nüüd on 10 aastat möödas ja nüüd me tunneme, et nagu jalad on maas. Ja ma loodan, et siis järgmise 3 aastaga me oleme tubli sammud edasi astnud aastasse. Aitäh! Aitäh Reedale ja võib-olla on ka Reedale küsimusi. Palun. Ja Piret. Jah. Mis asju see ennast kujutab, et hakatakse koostama uut MTÜ-de toetamise korda ja sellega on ka mingi seos MTÜ-de Tallinna MTÜ-de, jah. Või see, et MTÜ-de nimekirjad on nii korteriühistud kui kõik muud MTÜ-d. Kas see on arvestab ka seda proportsiooni või mis on selle korteriühistute MTÜ-de nimekirjad olemisega? Aha, no see on nagu üle-eestiline probleem, et korteriühistud on MTÜ-d ja mina pean ütlema, et mina olen seda meelt, et nad on kõige tõelisemad MTÜ-d rohujuure tasandil, kui sa seal suudad asjad ära lahendada selles oma korteriühistu piires, siis sa oled ikka tugev tegija. Et mina ei ole seda meelt, et korteriühistud peaksid kuidagi eraldi mingi eriseaduse all olema. Võib-olla nad võiks olla, aga igal juhul on nad MTÜ-d. Aga antud juhul selles Tallinna selles rahastamise korras, ma ei oska veel öelda, kas see tuleb kuidagi eraldi välja või ei tule, ta läheb nagu üldisesse plaani, et ma arvan, et see ei tule eraldi välja. Ja üks küsimus oli vist veel, Kalle. Ja. Ma olen ka kunagi olnud Eesti nõukogu liige. Ja tollel ajal oli niiviisi, et mina tahtsin väga seda, et EMS-il tegeleks just sellega, et linnas tekiks keskkond mittetulundusühingutele ja tollel ajal see kuidagi seda ei taheta sugugi teha. Et ma küsiksin, et kes siis selle uue korraga nüüd praegu tegelema hakkab? Ei, tegeleb juba seesama võrgustik. Ja muidugi nad peab koos tegema, aga me oleme aastaga seda õppinud, et ükski asi, mida teeb kas linna pool üksinda või MTÜ-de pool üksinda, et ükski asi ju teisele poolele arusaadavaks nii kergesti ei saa. Ja see kaasamise põhimõte on see kõige olulisem põhimõte, et tegelikult kokkuvõttes peab koos tegema. Natuke ennem pead kokku panema ja siis variante välja pakkuma ja nii edasi. Ma ei seisma sellepärast, teine küsimus veel. Väga hea. See puudutab seda sotsiaal- ja terviseameti komisjoni. Et pole ju mingi saladus, et osa mittetulundusühingud on moodustatud linnaametite poolt, niimoodi ülevalt alla. Et kuidas see raha seal jagub? Minul on nüüd tänavu olnud päris lihtne, sest raha on seal hästi vähe olnud. Aga täiesti, seal on, nendel on nagu tegelikult täiesti selge kord, kuidas seda jagatakse. Ma just mõtlesin, et mul pole praegu aega olnud, aga nüüd peaks vaatama, kuidas see Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kord, et mis osas ta nagu oleks ka eeskujuks ja mis osas on seal neid nõrku kohti. Aga ta ei anna tegevustoetusi. Ta on ikka puhtalt projektipõhine värk. Annab. Annab. Projektitaotlust alt ja sellepärast me tahame need lahku lüüa. Et oleks selgelt näha, kuidas näha või kuidas on projektid ühekordsed ja kuidas on püsitoetused.
praegu ta projektide alt saab igasugust asju teha, aga kui on projekt korralikult kirjutatud, vastab kõigile nendele nõuetele, mis on kinnitatud, siis aga väga palju lükatakse tagasi ja küsitakse täiendavaid andmeid ja seal on päris karm märk. Nii, täname veel kord Reeta ja Barbit ka tagantjärele ja ma arvan, et tegelikult see EMSLi ja võrgustiku teema on päris oluline ja nende asumiseltsid, et me võiksime kaaluda ühte niisugust väikest seminari, kus me ennast saaksime nendel teemadel päris põhjalikult harida, et kas või siin samas saalis ja võib-olla natukene lühemalt kui täna, aga natuke asjatundliku nõu ja omavahel ka arutada neid asju, nii et kes võtaks niisuguse asja organiseerimise enda peale, oleksime vist väga tänulikud. Aga nüüd on meil veel jäänud 2 härrasmeest, Vadim Belobrovtsev, meie abilinnapea kandidaat, kes siis räägib edasistest väljakutsetest, mis meie koalitsiooni, mis loodetavasti võiduka lõpuni läheb, ees ootavad ette. Tervist! Et siis anti mulle ülesanne rääkida just nimelt tulevastest väljakutsetest ja ma tahaksin alustada Jüri Pihli tsitaadiga. Võib-olla ma ei ole päris täpne, aga tähtis on sisu, mitte vorm. Et olla koalitsioonis Keskerakonnaga on raske, aga sama raske on olla koalitsioonis Reformierakonna või iga teise erakonnaga, mis on meist suurem. See on ju selge, et kui sa oled koalitsiooni väiksem vend, siis loomulikult vaete vahel sõidab suurem koalitsioonipartner sinust lihtsalt üle. Ja viimane ehe näide sellest oli selline trükis nimega Tallinn aitab. Sellest projektis sotsid näiteks said teada alles siis, kui see topiti inimeste postkastidesse, mis on loomulikult kahetsusväärne. Ise pole veel abilinnapeaga juba 2 korda pidin ajakirjanikega sel teemal rääkima. Et esimene väljakutse ongi minu meelest see, et panna koalitsioonipartner rohkem meiega arvestama, rohkem meiega konsulteerima, mis loomulikult ei ole lihtne ülesanne. Aga seda on vaja, eriti siis, kui Keskerakonnal tuleb järjekordne selline suurepärane mõte, nagu see trükis näiteks. Et siin on 2 aga. Esiteks, minu meelest ei ole see ignoreerimine tihtipeale just pahatahtlik, aga on tingitud sellest, et Keskerakond selgelt ei ole harjunud, et nad on Tallinnas koalitsioonis, et on üldse mingisugune koalitsioon ja et neil on mingisugune koalitsioonipartner. Seda me oleme aasta jooksul päris palju kogenud. Teine aga on see, et me ise peame vahepeal peeglisse vaatama, et kui päeva lõpus meie mõtted, meie arvamused ja meie initsiatiivid ikka jõuavad koalitsioonipartnerini, siis väga palju neist tegelikult arvesse ka läheb. Ja siit on see väljakutse, et rohkem näidata initsiatiivi, aktiivsemalt kaitsta oma ehk meie valijate huve. Arvan, et mida kauem me oleme selles koalitsioonis, seda suurem on meie võimalus ennast kehtestada. Ja loomulikult ka Keskerakond hakkab tasapisi meiega harjuma ja koalitsiooniga harjuma. Veel üks tähtis asi on minu meelest saada üle Tallinna ja Toompea vastandumisest. Sest minu meelest ei ole tänane olukord normaalne. Ei ole lihtsalt normaalne, kui 15. mail Tallinna päeval peaminister on vastu sellele, et ta peab Toompealt alla tulema ja Tallinna linnapea kätt suruma. See on minu meelest natuke lapsik ja sama ebanormaalne on olukord, kui me viimase hetkeni ei tea, kas Euroopast tuleb finantseerimine, kas Euroopast tuleb raha Tallinn 2011 projekti elluviimiseks või jääbki see raha nagu saamata just nimelt selle vastandumise pärast. Selle vastandumise taga on jäänud ka paljud head algatused, mida tallinlased meilt ootavad ja ma arvan, et veel üks väljakutse võiks olla näiteks see, et järgmisel aastal üritada taastada
projekti Igale lapsele lasteaiakoht,